Faasani jahil käime me Lätis 3. aastat. Kutsusid meid Läti jahinaised. See on siuke hästi vägev traditsioon ja seda me oleme püüdnud siis jahinaiste seas ka au sees hoida. 2 aastat oleme käinud nüüd kevadfaasani jahil ja ühe korra õnnestus meil ka sügisel siia tulla, kui oli septembri lõpp, oli ilus soe ja siis olid faasanid natuke laisemad kui täna. Eks faasani jaht on vähe teistmoodi jaht. Ta on selline, võiks öelda, üsna elamusjaht. Ja üks asi, miks me kindlasti siin käime, on see, et need faasanid on hästi ilusad linnud, et see on siuke nagu trofeejaht ka natukene. Ja neid linde me kasutame ka selleks, et me teeme nendest sulgedest igasuguseid ehteid. Ja hästi tore on see kollektiiv, kes meil siin alati vastu võtab, hästi sõbralik, hästi avatud, hästi teemas sees. Lätlaste puhul on hästi lahe, minu arust on see, et see hasart, mis siin jahil on nagu. Üks asi on hasart, aga teine on see koordineeritus ja kõik on paigas, kõik on vastavalt turvameetmetele, kõik nagu on läbi mõeldud, et siin ei lähe ehku peale ja kui keegi kuskil natukene libastub, siis sul milleks öeldakse, et ära enam niimoodi tee. Ole sõber, ära tee niimoodi. Suht suur toetustiim on ja mis on äge on ka see, et kui ikkagi nagu asi ei lähe plaani järgi, siis see plaan korrigeeritakse suht kiiresti. Kuidas täna öeldi, peale esimest teid ei olnud siis veel kohale jõudnud. Läbi väikeste sekelduste te jõudsite, aga esimene aju sai läbi ja siis kohalik, kes seda organiseeritud, et daamid ja härrad, kuidas nüüd otsedel öelda, aga esimene aju läks ühesõnaga natuke tuksi. Õppige laskma. Ja siis teine aju oli siis see, et üle 50% lindudest saadi kätte. Aga 3. oli siis selline, et teadaolevalt oli natuke üle 100 linnu lastud, siis mitte maisipulde, kus oli 2 esimest aju, vaid siis sellisesse väiksesse metsatukka. Ja nii kui koerad ja ajajad sisse läksid, siis sealt tuli välja 9 faasanit. Ja sellega lõppes nagu selle metsatukka aju. Ja siis hakkasime vaatama jälgede järgi, et faasanid olid laiali jooksnud kohalike talunike hoovidesse, järgnevatesse metsatukkadesse, kõrval naabri põldudele peale ja siis oli selline operatiivne ja jooksev ümber mõtlemine, et pundid löödi 3, üks sinna, teine sinna, 3 sinna, koored sisse. Et see ongi see, et ei ole pääsmatud olukorda, on lihtsalt väljakutsed ja see punt siin väljakutseid võtab vastu ideaalselt.